Me lähme kõigepealt platsi me teeme kõigepealt taga, teeme puti selgeks sees, sest et nad saavad pärast tuulega rää peal ka aru, kui raske see nüüd teistmoodi on, aga kõigepealt alustame taga, aga ainult putimisega, soojendusega ka loomulikult, igaks jõuks need discgolfi põhised väiksed soojendusliigutused ja siis lähme proovime platsil pikkiviskeid ja siis raja peal juba tehnikaid ja värke. Meie tuleme Kadrioru Saksa gümnaasiumist. Mina õpetan väikeseid, esimesed ja teised klassid. Me Margitiga õpetame alates 6. klassist kuni 12. klassini. Kui palju ma discgolfiga varem kokku puutunud olen? Ikka olen mänginud, aga nii põhjalikult tehnikat nagu täna, siis seda ma kuulsin küll esmakordselt. Mina olen varem käinud lihtsalt sõpradega mängimas ja arvasin, et ma jube hästi oskan mängida. Praegu ma seda enam ei arva, väga palju on õppida veel. Ja mina just eelmine pühapäev käisin mängimas ja nüüd saan aru, et tegelikult oleks võinud see koolitus juba varem tulla. Mis sa uut õppisid täna? Taldriku hoie, täiesti uus asi minu jaoks. Mis asi sul käes täpselt on? Ketas! Ma vaatan üle nüüd täpselt, kui laiad on nende servad, kui paksud nad on. Ma tean nüüd täpselt, et milline on see kaugele viskamise ketas, milline puttimise ketas, mingi keskmine on ka veel. Mina õppisin, et eeskätt tuleb pisata nagu lutsukivi. Tahtsin täpselt seda sama öelda, aga ma õppisin täna puttimist eelkõige paremaks lihvida. Minu jaoks tänane koolitus on olnud igati tänuväärne, päriselt. Aitäh sellepärast, et me saame noortele edasi anda midagi sellist, mis on Eestis nii suurel määral juba olemas. Metsad on radu täis, poed on kettaid täis, värske õhk, kõik liikumine, et see on tõesti igati hea. Kindlasti on see piisav ja seda oli isegi rohkem. Lastele ma kohe kõike seda ei õpetaks, sest see teeks väga keeruliseks asja. Et alustame ikka lihtsamatest asjadest ja liigume keerulisemalt siis edasi. Nii pea, kui mina seda nägin, siis mina kohe mõtlesin meie peale, et jess, et seda võiks täitsa siukse tiimiüritusena mõelda. Meie juba oleme ise omal algatusel ka tegelenud natuke discgolfiga, otsinud võimalusi, et seda lihtsalt mängida. Ma leian, et see oleneb tegelikult õpetajast, et kui avatud on õpetaja uutele asjadele ja kui palju ta tahab just noortele pakkuda ka seda kõike, mis tegelikult vähemalt siin Tallinnas pakkuda on. Nüüd me saime tõsisema koolituse, et me saame reaalselt õpetada juba lastele seda. Ma loodan, et teised koolid ka võtavad sellest osa nii palju kui vähegi võimalik.